Alguses on pisiperede aeg ja linnulapsed proovivad, kas tiivad kannavad. Pahatihti aga jõudu veel napib ja nii nad maa peal emme issi valvsa pilgu all ringi kakerdavadki. Kui inimene pisikesele liiga lähedale astub, asuvad linnuvanemad oma võsukest raevukalt kaitsma. Umbes selline ongi kajakalapse hädakisa ja see on märguandeks ka vanematele ja kajakad on sellised pullid elukad, et nad hakkavad kisendama ja tegelikult tulevad teilendusele appi. Varsti on suur punt koos ja siis võib üsna täbarasti minna. Eriti ülbed on kajakad. Valusad nokahoobid peaks tuttavad olema nii mõnelegi katusepanijale. Kui siis pesitsuse ajal lõhutakse pesa, kus kohas on sees munad ja tibud, siis need vanemad maksavad kätte, lõhuvad, ründavad, karjuvad. Kuni pesa on tühi, võib teda lõhkuda, aga kui on juba munad ja tibud sees, siis ei tohi neid keegi puutuda. Kahjuks seda seadust väga ei järgita. Tihtipeale tuleb ikkagi selle majahaldajalt käsk, et tuleb lõhkuda pesad, tibud alla visata ja nii tehakse. Inimesed on loomulikult murelikud ja helistavad muud kui loomakaitse seltsi. Seal ei osata aga muud teha, kui jagatakse Keskkonnaameti loodusvahtide isiklikke mobiilinumbreid. Kõnesi võib päeva jooksul tulla mitukümmend ja see ajab riigiametnikud lausa hulluks. Muretsemiseks ei ole põhjust, et see, et linnupojad parkides ja kõnniteedel on sellel aastal hästi normaalne ja laskem nendel lindudel rahulikult olla ja uskuge mind, rõhuv enamus neist on mõne päeva pärast sellest kohast läinud. Linnas näiteks ei saa autostki välja tulla, kajakapoega on parklas ja raevukalt ründavad. Kuidas käituda? Katsuda siis sellest piirkonnast, selles koha pealt, mida siis kajakas justkui enda omaks sellel hetkel peab, parkida näiteks parta teise serva, et siin ei ole kahjuks midagi parata. Lindu maha lüüa ei tohi? Me ei saa ju maha lüüa kõiki, kes meile ei meeldi, et on need siis inimesed või loomad. Ka Loomakaitse Liidu rahvas soovitab inimestel asja rahulikult võtta. Abi vajavaid linnupoegi on tegelikkuses tõesti väga vähe ja tühja tähjaga pole mõtet loodusvahte koormata. Tihti selliseid linde korjatakse ülesse ja siis ei osata nendega midagi pihta hakata. Et tegelikult selliseid linnupoegi ei tohi torkida. Nii kaua, kuni vanemad hooldavad, on kõik väga hästi. Et sellised linnupojad, kes on siis inimese hoole all, kipuvad tihti ka inimese hoole all lukka saama. Lisame meie loosse aga veel ühe tähelepaneku. Sügis läheneb ja varsti algab lindude rändeaeg. Inimene võib aga looduse plaanidesse mõra lüüa. Tänu niinimetatud heategijate rumalusele ei pruugi paljud linnud üldse ära lennata. Veelinde ei tohi kindlasti suvel toita. Kindlasti ei tohi toita veelinnu tibusid. See uinutab nende rändeinstinkti, siis nad on sügisel jälle siin. Vabavett ei ole ja linnud on näljas. Et see teeb neile karuteene. Sellest on olnud juttu aastaid. Ja paraku see ei jõua ikkagi inimestele teadusse, et nemad on selles süüdi, et linnud talvel surevad. Kel aru peas sai aru, et Kadri Võreli jutus on iva sees. Need, kes ei saanud, toidavad aga kindlasti linde edasi ja on enda arvates suured heategijad. Kas nad aga tegelevad ka tagajärgedega ja hakkavad talvel nälginud ja jäässe külmunud linde elule tagasi turgutama? Ei, nemad on ikka enamasti need, kes hüsteeriliselt telefoni kisendavad, et miks keegi vaeseid linde ei aita.